Yeah, she's a supergirl. Anu Saagimi podcast Hea tüdruk. Supergirls don't cry. Saadet juhib Piret Tali. Yeah, she's a supergirl. Tere kõigile, mina olen päris jõuluvana ja sertifikaadiga ja puha ja praegu ajad ei ole kõige paremad ja teise endale kingid sebima. Soovitan sokisahtlist. Ho. Tere taas teie silmadesse ja kõrvadesse. Meil on siin Anuga laiali suur jõuluaeg. Ma saan aru, et sul on juba kõik asjad nagu hambus, mis saab olla. Mina just nagu sain lahti Petersellist hamba vahel. Ja mul jäi Viigi-Mari hamba vahel. Aitäh Maxima, kes meil on nii mõnusad Viigi-Marja konfekid on saatnud. Well done. Tõesti hea tumeda šokolaadiga. No. Ma olen muidu Viigi-Marja hull on ja. Mulle meeldivad need juustumoosid, mis on Viigi-Marja omad tohutult. Siis ma olen tumeda šokolaadi hull. No terve, ma ei hakka praegu suu panema, siis mu jutuajamine on lõppenud siis. Aga ma olen ka pannud nahka praegu pool šokolaadi juba siis siit trapast. Täna kus juures, kui te kirjutate meile skandaalne@delfi.ee, siis siit lähevad need šokolaadid täna loosi. Ja ma ütlen kohe alguses ära, mis mul kõik loosi läheb. Siit lähevad 10 karpi neid wellnessi tooteid. Oi, jumal, terve hunnik asju on siin. No, ja kõik on suured purgid ja asjad. Erinevad tooted. Just, need lähevad loosi. Siis meil oli veel, kas meil sokke läks ka loosi või? Minu arvates see Maxima kotikene läks. Siin on sees, mis siin kõik siis on maasika kummikommid, siis on siin mango kummid ja siis vahvlid ja midagi on ka siin pähklite ja šokolaadiga, aga meil on uued tulijad, Anu. No. Et meil on tulnud sokisahtel. Peab tunnistama, kuna ma elan koos 3 mehega pluss isane koer, eks ole, tema ei saa sokisahtli adventikalendrit, aga ülejäänutel, kuna on kogu aeg probleem, et sokid kaovad ühekaupa ära, siis minu arvates, kas ei ole Eestis või Soomes on ka see, et üks suuremaid levinud kinke peale šokolaadi on šokid. Šokolaad ja šokid, et kas oled saanud üldse jõuluks sokke? Vaata, milline nunnu põdra sokke. Eelmine aasta juhtus selline hämmastav lugu, et mina ei saanud sokke, aga minu poeg sai, siis see oli mamma tehtud pakike. Ta ei olnud ise neid kodunud neid sokke, aga ta oli hästi huvitavaid sokke ostnud erinevatest kohtadest. Kokku osad olid minu meelest ka sokisahtlist ja need olid nii ägedad, et ma ütlesin poisile, et oi, et vaata, et need sokid on küll sulle väiksed ja tahtsin endale. Ta ei andnud mulle ja meil läks korralikuks rebimiseks. Ma ütlesin, miks sa võtad, sul näed ise, et see number on ju, naiste number on ju. Tal pruudile ka vaja sokke. Et see oli nagu hea märk sellest, et sokk ei ole enam see, et jälle sokid või jälle raamat või jälle mingi
plaat või no ühesõnaga, et kui asjad tehakse apetiitseks ja ägedaks, siis sa tahad neid, nii lihtne see ongi. Et sokkidega mul enam probleeme ei ole ja täna näiteks mina valisin oma lemmikud küll siit välja, siin need rebasega on nii nunnud, mul on muide siuksed. Ongi. Ja just, aga vaata, mis minul on jalas, mul on väike Swarovski kristal. Aga miks minul selliseid ei ole? Ma ei tea, sul olid juba saapad jalas, sul ei mahtunud sinna saapa olla. Anu, sa ei olnud hea tüdruk, sa ei saanud omale selliseid kristalliga võrksukki. Need on peibutussukad. Tead, miks meestele meeldib, kui naised kannavad võrksukki või? Ei tea. Kuidas sa ei tea sellist lihtsat asja? Ma ei ole kunagi selle võrksuka teemas olnud nagu väga. Need meeldib, ma kohe räägin selle võrksuka loo ka ära, aga mulle meeldivad need. Teate, mis praegu on moes ja siin on hästi toredad samed tutikesed ka. Hästi moes on see, et kui sul on siin pikad saapad, sokk on natukene pikem ja tuleb siit ülemisest saapa nagu sellest sääre osas siis välja. Et see on hästi moodne ja palun väga sokisahtlil täiesti olemas kohe moodsad sokid. Aga võrksukkadega ja korsettidega ja kõik siuksed asjad, mis on hästi nagu kuidagi tihkelt ümber. Jah, et saab lahti arutada. See number 1, aga just see abituse tunne, et see jätab mehele, tõepoolest sul oli õigus, et naine oleks nagu võrgus nagu kala. Ja see tekitab vaata kala. Jahiinstinkt, ma olen püüdnud võrguga. Tekitab emotsioone nendes, et see võrk on eriti kuidagi meeste lemmik ja kõik prostituudid ja stripparid kannavad ikka veel, ma mõtlesin, et see on mingi 90-ndate kuule, mis nalja teed, kõik suured staarid ju laval, nendel on need loomulikult ihuvärvi, aga nad on alati peavad olema võrksukad. Kõigepealt nad panevad sellise ihuvärvi sukkpüksi hästi õrna ja siis tõmmatakse alati võrk sukka peale. Sa ei ole vaadanud kunagi lähedalt või? Naisstrippareid või? Ei, Jennifer Lopez, Taylor Swift, kõik nad kannavad alati on tõmmatud ihuvärvi sukkpükste või siis selle isegi terve selle body peale on alati tõmmatud võrk see sukk, et see teeb jala hästi ilusaks tegelikult, see point on. Ja esinejad kannavad, see peagi ihuvärvi võiks olla. Okay. Aga seda ma mäletan, rääkis Keti Uivamägi ka kunagi, et ma sain taga siis tuttavaks, kui ta käis esinemas, vaat olid need La La Landis vist olid, jah. Ja siis tema õpetas igasuguseid nippe, siis kui me hakkasime käima tegema heade tüdrukute vestlusõhtuid, stand-up'e ja siis ta ütles täpselt, et kuidas laval olla, mis jalga panna, milliseid kingi kanda. Sealt tuli hästi huvitavaid selliseid nippe. Kusjuures mina sattusin alailma nende esinemiste peale ja siis neid oli kutsutud, siis ma töötasin sisustuse ajakirjanikuna ja tõesti mingisse laitse graniitvillasse tütarlapsed keset valget päeva pidid esinema tohutult glamuurse show-programmiga, nad olid kõik pikka kasvu ja see kõik oli nagu hästi glamuurne, et tahtsid kujutada seda ette nagu sellisesse õhtusesse restorani, aga siis oli see tõesti mingisuguse materjali või asja esitluse. Aga mis suhe sul sukkadega on, nagu Maria Onder ütles, et neid sukki, mis lõppeda ei taha, sest ma saan aru, et tänapäeval võib-olla enam ei ole sellist tohutut sukafetišit. Ainult see sukk, mis vaata seisab ise üleval. See ongi just selline sukahoidjat ma nagu ei viitsiks endale peale panna. Kuigi igasuguseid asju on kantud, see on vastavalt vanusele, vastavalt meeleolule, vastavalt perioodile. Tahad kedagi ikkagi võrgutada, ma olen vist siin varem ka rääkinud, et ikkagi paned nagu ägeda pesu selga, tõmbad mantli peale, mitte midagi rohkem, mingit kleiti seal all ei ole või kostüümi. Ja siis sulnilt lähed õhtusöögile ja siis, kui tuleb magustoidu aeg, siis libistad selle õrna mantli endalt üll ja siis sul on kohe oled valmis nagu hõbepaberist ja välja võetud kompek. Sest mingil hetkel ma tean, et hästi palju räägiti sellest, kui siin Eestis 90-ndatel naised ei olnud võib-olla sukki näinudki. Hea, kui keegi suutis omale sukapüksid hankida või sukkpüksid. 90-ndatel ei olnud mida sukki ja mitte midagi ei olnud üldse. Sest minu arvates, et siis pooled mehed said nagu, kes tulid Soomes seksi paljalt paki sukkpükste 2 kilekoti eest äkki. Aga need sukad, eks ole, ma ei tea isegi. Minu meelest sukk oli häbiväärne, sest mina mäletan, kui ma käisin keskkoolis
ja ma ei leidnud, jah, sul on õigus, aga siis olid 80-ndad ja mul oli hädasti vaja õhukeseid sukkpüksi, neid oli võimatu saada. Küll aga oli võimalik sukki saada, ma ei tea, meil oli ju sukavabrik, kus täna on EKA ülikool. Seal oli sukavabrik konkreetselt, ma elasin seal lähedal. Koit või punane koit või mida? Võib-olla jah. Ja sukki oli, ma arvan, ka müügil, sest meil kodus oli sukki. Või kuskilt ma need sukad sain ja ma sain ka selle tripihoidja. Ma läksin välja õhtul. Meil olid Leningradist, tänasest Saint-Petersburgist siis mingid tuttavad, noored inimesed ja mina ja nii edasi. No sukapükse polnud jalga panna ja siis ma pidin need sukad panema, mäletan. Mul oli hästi lahe valge seelik oli ja siis valge pluus mingisugune kihtilõikega. Ja siis ma mõtlesin, kui ma tõmban need sukad jalga, et see seelik oli just piisavalt nii pikk üle põlve kuidagi, et nad ei näe jumala pärast, et mul on sukad jalas, et ma olen nii vaene, et mul ei ole raha osta kuskilt mustalt turult sukapükse. Et ma kohutavalt põdesin ja siis oligi tore lugu, et kui läksime kuhugi algul, kui kõndisime, oli kõik fine, istusime kuhugi kohvikusse maha, mul oli seelikus oli lõhik ja sealt tuli siis see tripp ja seal sukk otsas ja siis need Leningradi popid, kihvtid naised, kellel oli absoluutselt kõik asjad olemas. Need pidi ennast surnuks naerma, jube piinlik oli ja siis oli mul sukkade story'ga oli lõpp. Ma ei kandnud väga kaua aega sukki. Järgmine kord oli võib-olla, ma sain trauma loomulikult. Järgmine kord oli võib-olla kuskil Soomes, kui oli mingi pildistamine, siis mulle pandi mingi hõrk pesu selga ja tripihoidjad ja pitsist rinnahoidjad ja korsetid ja mis iganes ja põhiline oli sukk pidi jalas olema. Ja siis, kui ma nägin, kui äge see tegelikult oli ja kuidas see pani inimesi keelt limpsama, siis ma sain oma sukadrammast üle. Selline väike looke. Kusjuures mina mäletan, kui ma sain esimesed need samad sukad, mis olid siis ülevalt mingi silikooni sarnase asjaga, umbes nagu need. Ja siis oli ka, ma arvan, et see oli mingisugune, ma ei tea, pall või mingi esinemine. Ja siis ikkagi sa liigud ja siis mingil hetkel see silikon lihtsalt nagu plinn vajus see sukk alla ja ta enam üleval ei püsinud ja see oli nagu suhteliselt piinlik lugu. Et ma ei tea, kas ma oleks ka pidanud mingid tripihoidjad kandma või mingil hetkel see kõik uuesti tuli ja siis oli jutt, et umbes, et sukkpüksid on midagi sellist, millega kõlbab ainult kedagi ära kägistada, tõeline naine kannab ainult sukki. Okay. Aga ma ei tea, kas see oli kuidagi 90-ndatega seotud? 90-ndatest me ei tea kahjuks midagi, mis siin Eestis toimus, et mind ei olnud. Kuule, me jäime liiga kaua sokkide ja sukkade juurde millegi pärast, aga mul on ka karva eemaldaja siin ultrama moodne, et kui on kellelegi jõulukingituseks vaja, siis suriseb hästi, aga on ilus ka hoida laua peal, et sellega saab kusjuures kõik karvad ära ajada. Jah, ma just mõtlesin, Anu, et kuna ma kuulsin hiljuti, et on olemas sellised Skimsi eraldi nagu stringid, kus sa saad valida naturaalsest karvast karvastikku omale, et see oleks ka nagu suurepärane jõulukingitus. Aga mis see naturaalne karvastik tähendab? See on loomakarvad, jah, mitte inimese juustest. Ja et sa ei saa nagu kellegi teise karvastikust. Ei, kas oleks äge, kui nad teeksid kellegi juustest, juuksuri juures jääb nii palju karvu järgi ja nendest tehakse tänapäeval ju kangast, mingid lahedad istmed olid, ma vaatasin Eesti noorkunstnik jällegi EKA-st oli teinud oma diplomitöö, kõik oli inimkarvadest, oli kokku korjanud kõik juuksuritest. See on tohutu trend, et mingites moeasjades ju tehakse ka mingid lipse ja siis mustreid tehakse nagu naturaalsest juustest ja karvastikust ja nii edasi. Aga kui me jõuame nagu sellesse aega, et me oleme minu arvates väga nagu pühade meeleolus, lasime siia seda imelist nahrinni. Jah, sellest ma pean ka inimesed rääkima. Palun, praegu on see haiguste ja tõvede ja viiruste periood nahrinnist, kui me räägime. Šveitsi Alpidest tulnud suurepärane taimne preparaat, mis killib ära kõik batsillid, et ma ei tea, kas siis on vaja üldse vaktsineerida ennast kõikide kurjade viiruste vastu. Ei, et sellega on see tore lugu, et kui sa tõesti, kes sõidab hästi palju bussi või trammiga või lähed lennukisse näiteks, siis mina soovitaks, ma rohkem ei lase sellepärast, et isegi ühest surtsust on nagu terve ruum on killitud, aga hästi hea lõhnaga on, siin on mentool ilmselt ja
mingit piparmünti ja kui hästi teeb nina lahti veel, kuigi ma ei lasknud seda ninna ju praegu. Minuni ei ole veel jõudnud, aga ta minu ümber. Ühesõnaga, tegelikult see moodustab selle inimese ümber, näed, kes laseb niimoodi sellise pilvekese ja kaitseb sind siis igasuguste bakterite eest, et mina nüüd tegelikult käisin selles poekeses ikkagi ja ostsin mitu tükki, sellepärast ma töö juures paned ühe, kodus paned ühe laua peale, üks kaob nagu nii ära, niisama, teine 4 võib kotis olla, et ma päriselt ka kasutan ja üks teine asi on ka nendel, mis õõrud käte vahel soojaks ja siis tõmbad ninna ja kõik lõõrid lähevad lahti, et olen sügav austaja, aga mis mind täna meil on reklaamisaade. Ma pean ikkagi ära rääkima selle, et mina suur šampanjatarbija. Nii. No, saad korgi, ei tule pauku. Ei tulnud pauku. Said lihtsalt korgi. Et see on nüüd artišoki tinktuur ja ma olen seda tarbinud kuurina ka varem. Tegin sellise pausi alkoholist ja tõesti igapäevaselt võtsin, kui ma oleks nüüd viisakas inimene, siis ma kallaksin selle kuskile klaasi ja kuna ma joon oliiviõliga tegelikult kodus niimoodi. Issand. Üks long, issand kui hea ja ta on ka hea maitsega. Ehk siis ma tarbin seda ja mida ma teen, kui ma tunnen, et nüüd alkoholi aeg läheb nagu liiga intensiivseks. Keegi võiks öelda, et lõpeta ära joo nii palju, et pea pausi. Siis mina teen seda, et ma võtan ikkagi suure lonksu kvaliteetset oliiviõli alla ja siis mingi veel poole tunni pärast, kui ma välja lähen, siis hakkan jooma, kaitseb väga hästi sisikonda ja pärast võtan siis artišoki tinktuuri peale, et siis uuesti siis maksale natukene hõlpu anda ja väsimuse ja jällegi haiguste vastu ma ei hakka jälle seda lahti kirjama. Kuule, siis need pudelid on ju minu, sest mina olen ju joonud siin. Neid me kahjuks välja loosida ei saa. Ma ei tea, kuidas artišoki peale nüüd Mustikas, kõik on väga taimne. Oota, ma võtan mul hakkab juba pea ringi käima. Appi, nüüd tuleb metsik kokteil ju. Ja siis ma plahvatan. Ta muutud suureks siniseks mustikaks, ma arvan. Klunks. Issand, kui hea see on. Mille järgi? Kahju, et sa ei saa nüüd seda juua. Ma ei saa seda juua. Mul ei ole ühtegi vaba. See on nagu mustikakissell. Mul on vanaema praegu meil. Issand, see on nii hea. Võt seda ma polnud tarbin. Ma olin artišoki võtsin endale sealt Nahrinist ja mustika võtsin emale. Aga see on täielik mjau. Wow. Ei tea, kas seda šampanjaga võib ka segada. Ja siis sa saad Royali. Just. Oi, kui hea see oli praegu. Kui me peaks äkki rääkima sel korral sellest, et tavaliselt kas mitte just naised ei tõmba ennast sellisest detsembris täiesti rihmaks, et on vaja teha kodus suur puhastus, teha kõigile kingitusi, ma ei tea, küpsetada leiba. Sedasi rihmaks. Ma mõtlesin, et rihmaks alkoholis. Alkoholis ka nagu nii, et kui tuleb aasta vahetuse aeg, et siis ju... Siis naised joovad või? Ei, naised joovad nagu nii rohkem, kui nad varem on kunagi joonud, ma arvan. Tänapäeval on ka nii, et kui naised teevad kõiki neid kodutöid, koristavad, seal kantseldavad lapsi, korjavad mehe sokke põrandalt üles, siis mina olen näinud, veiniklaas on hästi niimoodi käeulatuses, sellepärast, et kui sa tõeliselt marru lähed ja mul on maal ka vahel niimoodi, et kui töö kasvab, nagu mul kohutavalt, ma olen varem rääkinud sellest, mulle tõesti meeldib maal mütata, aga mul on nagu sellises täpselt see käe pikkuse ulatus on mul kuskil veiniklaas, et ikkagi kui täiesti juhe kokku jookseb, siis võtad selle väikse lonksu. Et sellepärast mina arvangi, kui siin arutletakse, et naised on palju jooma hakanud ja see on enne kuulmatu, aga nad joovad küll neid kergeid jooke veinikest. Et see on sellepärast, et maandada seda, et stressi, et nad ei läheks kurjaks. Et kui sa tõesti kodus müttad ja möllad ja ajad neid karvarulle taga seal, siis
jookseb ju juhe kokku ja siis jookseb laps pladinal tuppa, kõik on pori ja sopp lendab, siis tuleb koer õues, saputab, raputab ennast, on ju, ja sa pead kõiki alustama nullist, siis mis aitab? Tõstad jälle klaasi, võtad väikse lonksu ja elu on lill. Ei tea, kas ta aitab, pärast pea valutab. Ei valuta, selle jaoks on selle jaoks on üks puljong, kus juures on ka nahriline, mis päriselt ka toimib. Kui sul on pohmell, võta tee endale kiire puljong, toimib alati. Mis asi, me peamegi nendel teemadel rääkima, sellepärast, et jõulud on ja inimesed tõesti tarbivad ja mitte midagi ei ole teha ja see ei ole alkoreklaam praegu, sest sa ei saa seda avoidida nagu, et nad ei tarbiks. Et põhiline ärge muutuge alkohoolikuks. Ja võt siit mul tekib sulle küsimus, Piret, et kus jookseb see piir, et vaata, et kas ma nüüd võtan klaasi 2 või ma joon pudeli. Kas ma joon pudeli päeva jooksul? No ma ei alusta kell 7 hommikul, on ju loomulikult. Ma ei alusta ka kell 12. Mina vaatan kella. Vahel on nii, pool 5, kurat, ma ei saa veel juua. No ideaalne oleks võtta kella 6. Väike lonks on, tööpäev ka läbi nagu asjalikud asjad aetud, töökõned peetud, et siis nagu see klaasikene ja pärast ka veel 1. Aga kui ei saa pidama, et kus see alkoholismi piir nagu jookseb, et ma saan aru, et kui sa ikkagi pudeli ära jood üksi päini õhtu jooksul, siis minu jaoks on see nagu punane lipp. Et siit see on nagu too much. Kusjuures Eestis on väga kummaline komme ka, et kui mujal riikides inimesed, riikides, kus on vein, Itaalia, Kreeka, mis iganes, nad tarvitavad hästi vähe alkoholi, nad tarvitavad seda toidu kõrvale, aga meie nagu sageli olemegi selle peale, et leevendame stressi, lähme välja nagu jooma, aga kas seal ei olnud mingi ühikute teooria, et kui sa nagu tarvitad nädalas üle, ma ei tea, 5 ühiku, ühik on siis... Mis see ühik on? Ühik on kas üks šott, klaas veini, klaas šampanjat. Üks ühik on klaas veini. Nagu alkoholi ühik. Minu veiniklaas on selline. Jah, aga et selles mõttes, et kuidas sa sellega siis nagu toime tuled ja kas see on nagu seltskondlik teema või ei ole seltskondlik teema, kas on su enda jaoks või ei ole enda jaoks, et ja aastalõpu peod on alati ju kõige rajumad, vähemalt nii palju, kui mina mäletan, on nagu olnud need asutuste jõulupeod, et need on täiesti pöörased olnud. Number 1, tarbi kvaliteetset. Ja number 2, kui sa tunned, näiteks oled reedel väljas olnud või laupäeval ja tunned järgmisel päeval ennast hõredalt, ehk sul läheb terve järgmine päev selle nahka, et sa pead justkui nagu oleks gripiviiruse saanud natukene selline tunne või pead ennast turgutama seal igasuguste puljongite ja muude põnevate Hiina roogadega. Siis on ikkagi üle piiri mindud, et mina arvan nii. Aga ma ikkagi olen hämmastunud, et kui sa tarbid tõesti head šampanjadel on ka täna vahe. Et varem me nurisesime, et seal kaava ja savetskaja ja kremant isegi. Kremant on tegelikult hea, aga sellised vahuveinid 7 eurosed, et tõesti, issand jumal, ma ei tea, ei tasu tarbida, ütlen ausalt, et see võib, ma ei tea, ma ei saa ikkagi seda välja öelda. Ma tahtsin öelda praegu, et see võib ka, kui tervitusjoogina pakutakse see 7 eurone, ma ei hakka nimesid nimetama, ja võtad sealt tilgakese moe pärast ja paned klaasi kõrvale, see on okei, aga tead, mul on täna selline tunne, et kui ei ole vara korraldada mingeid üritusi ja vastuvõtte või pidusid õigete jookidega. Siis palun, ärme seda jama ka sinna pane. Sest osad inimesed on kahjuks sellised, kellel on ükskõik, mida nad tarbivad. Nad vaatavad, tasuta saab. Ja siis tuleb palju. Ja siis palju ja see on nagu väga halb ja väga tervist kahjustav. Et mina arvan, et alustada võiks sellest, et
et kui sul see alkoholiisu on või kas või šokolaadiisu, siis tarbi kvaliteetset. Ja kui sa sööd kvaliteetset, näiteks isegi šokolaadi, siis sa ei jõgi teda nende tahvlite ja karpide kaupa, mida ma olen ka märganud. Sa võtadki sellest armsast karbikesest võib-olla maks 3 kommikest ja kommid peavad ka alati ilusad olema, kukkus maha. Oi, siin on väike segadus tekkinud, siin on käinud hiirepoisid. Või on päkapikud käinud. Ja, aga sa tarbidki 2-3 tükki ja sa tunned, et sa oled selle oma isu täis saanud, et sa oled söönud seda puhast kakaod. See on see point. Kui on midagi odavat, siis seda sa millegi pärast tarbid tohututes kogustes. Mina olen jõudnud selle järelduseni. See on minu isiklik arvamus loomulikult. Aga ka sina oled ju siin saates öelnud, et sina varem jõid vahuveine, kui sa minuga koos hakkasid šampanjat tarbima, sa ütlesid, et sa ei saa tarbida kihisevat, et sul on järgmine päev paha, sul hakkab pea valutama, ja kuhu me oleme täna jõudnud, doktor Saagim õpetas Pireti šampanjat jooma. Just, ja kõik hädad on murtud. No ütleme niimoodi, et sa oskad valida sellist kvaliteetset, nagu minu poeg ütleks, premium elu või kõrgelu, et see ei pea olema nagu see, et lahmitakse sisse sealt kollase sildiga erinevaid suvalisi mulle, aga et võibki olla nagu see, et me läheme ju kõik mingi sellise pühade feelingus nagu täiesti pööraseks, et me tarbime kõike üle toit, jook, elame üle oma võimete kingituste osas või mille muu osas, aga kui teha nagu väikseid ja suurepäraseid asju, et mul on alati nagu tohutult kahju oma tuttavatest naistest, kes nagu on kodus vajunud mingite kohustuste koorma alla, nagu kingitused, toidud, koristamine. Kuulen sind, Piret, mis sa aru, millest sa räägid? Ma saan aru, et sa ei ole puutunud kokku reaalse eluga, et kõik ülejäänud on tuhkatriinud, et mina just tahtsin nagu soovitada, et vaata, kui Eestis on puudu võib-olla siuke glamuurne pühade kultuur, et mitte see, et naine seal köögis keerab kapsaid ja seapraade, panebki omale jalga valged kingad ja sukad ja siis istub ja võtab võib-olla nagu natukene šokolaadi ja šampanja. Just, et ma ei saa aru, millest sa räägid, et minu meelest need ajad on ammu möödas. Minu isiklikus elus ka, ma olin ka varem samasugune. Läksime maale, vaaritasime kõik. Ma olen alati ka osanud jagada neid kohustusi inimeste vahel, et minu külalised on olnud alati need inimesed, kes oskavad ka midagi teha oma kätega. Ja igal ühel on jagatud need ülesanded ära, kes kütab sauna, kes küpsetab kooki, kes vorstikest praeb seal ja nii edasi. Aga tänaseks ma olen küll jõudnud sinna, et minu meelest inimene ju õpib terve elu ja kui sa jõuad teatud vanusesse, siis sa saad aru, et see, mis oli võib-olla 20 aastat tagasi või 10 aastat tagasi, et see ei ole jätkusuutlik, sa tapad ennast ära. Ehk siis see on minu jaoks täielik finito ja mis kingitustest, kingituste teema on see, et täna me teeme omavahel selliseid kingitusi, et me lihtsalt läheme kas või reisile, et me kingime ise endale mingeid elamusi või mingi olgu see siis nädalalõpureis või siis pisut pikem reis või sa mõtled nagu loogiliselt, samas praktiliselt, aga ka kuidagi südamega ja hingega. Mitte nii, et meil on sellised traditsioonid, nüüd ma pean seal käima sugu, paljud ju räägivad see klassikaline jutt, ma ei viitsi seda. Minu vanemad, kelle kalmistu. Kuulata, saad aru, see on nii õudne. Ja ma iga kord mul lähevad silmad suureks ja ma tahaks nendelt inimestelt küsida, et kas te ei ole ikka veel õppinud, et nii need asjad ei käi. Et teile endale ju ei meeldi see, et alati ohite ja kurdate ja vingute, et issand ja nüüd kõik on nii pöörane ja meil katus sõidab ja ma olen nii väsinud ja nii edasi, aga sa kordad ju seda aastast aastasse ja kui sa ei õpi seda, siis ma vaatan sellele inimesele otsa ja ütlen, et sa oled loll. Lihtsalt nii lihtne see ongi vabadust väga. Miks ma sellest täna räägin, mulle tuli huvitav kiri täna.
sellel teemal, noh analoogselt teemal nagu ja mõtlesin, kas ma loen selle siin saates ette, see ei ole isegi kiri, vaid see on selline torge või sähvatus on ju, et me rääkisime sellest, et ma olin järjekordselt siis minu vanuses on ju 60-ndates olin pesu pildistamisel, ostke pesu. Ilus pesu on ka suurepärane jõulupink muide, et ei pea tingimata olema just alati põdraga sokid, võivad ka olla sätendavad sukad ja sokid. Ma ei suuda oma sätendust sokidest. Ei saa üle. Ma olen kultuurisokis, no räägi, mida sulle... Ei, aga ostke, no mehed ütlevad tihti, et nad ei oska pesu osta, on ju, lähevad sinna pesupoodi, siis vaatavad, milline müüja on kõige rohkem tema naise moodi, on ju, siis näitab, no tal on minu naise samasugused rinnad nagu sinul on ju. Ja nii edasi, neid naljalugusid on palju. Leia ideid igaks päevaks. Kvaliteetsete toodetega suudab igaüks valmistada imemaitsvat toitu. Well done! Nüüd saadaval ainult Maximas. Aga tänapäeval on nii lihtne, ostad selle kinkekaardi ja siis naine hiljem läheb ja valib endale sobiva või siis sõbranna või armuke või naine number 2 või kuidas iganes te seda nimetate. Valib endale ise selle kingituse välja. Aga ma olin siis, mu pesupildid pandi üles, see üks pesufirma pani. Mina näen neid kuidagi regulaarselt, võib-olla mul on nagu kõrgendatud huvi, aga minu arvates uued pildid tulid möödunud. Jaa, nad paned liiga tihedalt neid. Võiks natuke harvemini panna, aga noh, see selleks. Üks naisterahvas seal kirjutas siis pildi alla, ma vaatasin, et oi, et Anu on väga ilus naine. Nii võibki ennast eksponeerida. No tore. Teine naine kirjutab vastu. Paneb 3 punkti kõigepealt. Ma ei hakka neid nimesid nimetama, kes kirjutasid. Jah, sest tal on need võimalused. Ma isegi kuulsin seda ohet läbi selle vastuse. Nagu. Jah, sest tal on need võimalused selliselt ilus olla. Üüumärk. Meil Eestis on palju ilusaid naisi. 3 punkti. Ehtsalt. Üüumärk. Ehk siis siin on 2. Oi, see oli valus. Ai. Ei, see ei ole valus. Mul ei ole sellised asjad valusad. Ma oleks sealt selle siis, see on minu seina või sinna kirjutatud veel minu sotsiaalmeediasse. Ma isegi ei eemalda sellist asja. Et jah, siin on nagu 2 poolt on selles. Jah, sest tal on need võimalused selliselt ilus olla. Selle peale ma isegi mõtlesin. Ma mõtlesin, et issand kõune, Piret, et me siin kogu aeg kekutame, kui tore elu meil on, joome siin šampanjat, sööme puhas šokolaadi, kanname briljantidega sokke ja mõtlen, et kui valus võib olla mingitel inimestel meie podcasti kuulata. Ma hakkasin pigem niipidi mõtlema. Sest ta ongi seal oma 3, 4, 6 lapsega kodus. Noh, need igapäeva mured on tõenäoliselt üle pea kasvanud. Mehega on ka seal mingid probleemid juba. Kui on nii palju lapsi, siis tähendab, on juba oldud ikka päris pikalt koos. Kellel on töömured, no mis iganes. Et tõepoolest, et kõrvalt vaadates tundubki, et me siin nagu hihihi, ahaha, trillalla, trullalla. Et ma hakkasin mõtlema, et mis sa arvad protsentuaalselt palju on selliseid inimesi? No hiljuti oli see ju tehti uuring ka, kui palju meil on vaeseid ja siis veel allapoole seda vaeste joont. No neid oli ikka. Suhteline vaesus ja absoluutne vaesus. Just, kõik see asjad tehti, on ju. Ja siis ma mõtlesin, et issand kui õudne, et number 1, kas need inimesed üldse kuulavad ja vaatavad selliseid saateid, nagu meie oma ja siin veel 10 ja 10 erinevad, sest need saated ja podcastid eksponeerivad ainult glamuuri. Ilu, jõukust, glamuuri, toimetulekut, edukust, kõike sellist ilusat, lillelist ja säravat. Et kas need inimesed üldse vaatavad, kuulavad selliseid saateid ja kui nad satuvad seda tegema? Kas me aitame neid? Me ju ei aita neid. Kas me tekitame kibestumist või me tekitame sellise sutsaka, et inimene mõtleb, et järsku mina peaksin oma elus ka midagi totaalselt muutma. Et kas see annab selle pushi või tõmbab, vaata mõne inimese puhul see tõmbab nagu
tagasi, ta mõtleb, et aga mul ei ole ju neid võimalusi. Mida te eputate seal? Ma ei saa hakkama ja ta vajub veel sügavamasse musta auku. Mis sa arvad, kumma pidi need asjad lähevad? No aga kas ei ole mitte inimeses kinni? Kas ei öelda mitte sageli seda, et töö on tellija materjalist, et kui sul on see kibestumine olemas, siis võib-olla see ongi olnud see, mis on sinu elus selleks piduriks jäänud, et noh, sa kogu aeg nagu madala energiaga tõmbad ennast tagasi. Et sa jätad mingid asjad tegemata, sa arvad, et sulle ei sobi, sa ei ole selle vääriline, et sa ei saa, noh, ega ma võiks ka ju tegelikult öelda, et kui me kuulasime, vaatasime seda uudist televiisorist mehega, siis hakkasime arvutama, et huvitav, et kas meil tuleb ikka kõikide pereliikmete kohta see nagu miinimum kokku, et kas me oleme nagu niimoodi üritame keskklassi piiril püsida või mitte. Et siis ongi ju tegelikult see, et see ei ole nagu asi, mis paneb mind ennast vaeselt tundma, sest minu rikkus või vaesus ei sõltu sellest, kui palju mul raha on või mida ma saan endale lubada, see on hoopis nagu teistes teemades kinni, et see ei sega mind ennast õnnelikuna tunda. Et noh, kui sa kogu aeg arvad, et aga oleks mul see sall või oleks mul need kingad, ma oleks parem inimene, sest noh, kokkuvõttes osade inimeste puhul sa oled ka ilmselt oma tutvusringkonnas näinud, et ükskõik kui palju neil võiks seda raha olla, see ei püsi neil käes, see ei tee neid õnnelikumaks, nad ei liigu sellega edasi ja noh, sul on ju alati valida kahtepidi, et kas sa oled nagu rõõmus või sul on kogu aeg tunne, et klaas on pool tühi ja kõik on sulle võlgu ja sa oled väga õnnetu. Ja ma mõtlesin nagu omaette ka seda, et kui nüüd siis vaatab mingi selline naisterahvas näiteks, ta on seal õnnetu oma suhtes ja tal on mured kasvavad üle pea, no raha nagunii ei ole. No miks mitte mehed vaatavad ka meie saadet kusjuures. Aga siis ma tahaks öelda sellisele inimesele, et sa oled need valikud ise oma elus teinud. Et ma tulen stardi, no ei saa öelda ka muidugi, et stardi joon on kõigil sama olnud. No sünnime me paljalt ühte viisi. No ja mõni sünnib ikkagi kuldlusikas suus, vabandage väga. No palju neid Eestis on olnud siis? No täna kindlasti. No praegu on jah. Ja, aga meie ajal olid ju suhteliselt. No ja, aga ärme lähe sellesse, oi meie ajal oli nii ja nüüd on teistmoodi. Oleme nagu täiesti realistid ja vaatame nii, nagu need asjad on täna. Ärme mine sinna kuskile keskaega. et asjad on nii. Ja mis siis teha? Okei, ma olen sündinud, kui mina oleksin sündinud perekonda, kus oleks kõik asjad juba mulle nii-öelda kandikul ette toodud. Olen näinud neid inimesi, tunnen neid inimesi, nad ei ole absoluutselt õnnelikud. Osad on, jällegi ei saa öelda, et ei oleks nagu selliseid asju. Osad on õnnelikud, aga kui ma panen protsentuaalselt praegu mõtlen, siis ma näen, et suurem osa nendest ei ole. Nad on tühjad, nad on nagu, neil on midagi puudu, nendel on seest nagu õõnes. Nad on, nende seas on rohkem depressiooni ja stressi ja sellist mingit sisemist valu. Ja ma isegi nagu ei kaardista seda ära, sest ma ei saa aru, sest ma vaatan neile otsa, aga sul on ju kõik suurepärane. Sul on nii hästi. Ja siis mul tuleb ka see, kui minul omal ajal oleks need võimalused olnud, aga ma oleks näidanud. Sitta ma oleks näidanud. Sest ma arvan, et kui ma ei tuleks sellistest kesistest oludest, siis minus ei oleks ka võib-olla sellist nagu survivor või ellujäämise sellist instinkti või rabelemise ja nagu hakkama saamise sellist tõuget. Et see on nagu nii kahe asjaga, et täpselt see, nagu sa ütlesid, et ei ole õnnelikud need, kellel on palju asju, palju raha, kõik võimalused, suurepärased võib-olla vanemad, kes sillutaksid sulle tee, ma ei tea, no, küsi mida iganes, sa saad selle. Ja siis, kes tulevad väga lihtsatest oludest, võib-olla nendel ei olegi vanemaid, kes tulevad lastekodudest või väga kesistest oludest, siis perekonnal on olnud raskusi ja nad on jõudnud tippu ja nad on suutnud ronida mäest üles. Ka nende seas on neid, kes kukuvad kaevu ja auku ja on eluheidikud, loomulikult. Aga neid on jälle niimoodi,
et see on nagu nii siit sellest millestki. Ja võt seda võtit ma ei ole veel leidnud, et mis asi see on, ma olen vahel mõelnud, mis on see, et paneb ühe nagu sellise, toome näite kesistest oludest, vaesusest tuleva inimese rabelema elu eest ja ta jõuabki sinna nii-öelda nirvaanasse siis. Ja teine võib seal samas peres või seal lähiseltskonnas olla inimene, kes paneb kohe, laseb käed rippu, ohkab sügavalt ja annab lihtsalt alla ja vajub põhja. Et kus see nagu tuleb, sellest ma nagu aru ei saa, sest möönan, et ka mul on tekkinud neid hetki, kui ma mõtlen, et ma ei jaksa rohkem, aitab küll. No mitte praegu, on olnud hetki, kus ma olen mõelnud, aga milleks? Et enesehaletsus tuleb peale, mõtleb, ma ei jaksa, sellest ei tule nagu nii mitte midagi. Ja kogu see laviin langeb sulle peale, sest tahaksid anda alla. Ja kuskilt tuleb alati see pisikene säde varba otsast kuskilt tuleb ja see käib järsku ära ja sa ikkagi nagu, sa ei kontrolli nagu seda. Ma arvan, et see on kontrollimatu ja siin ma jõuan esoteerikasse. Ma ei tahtnud üldse jõuda. Ja ma ikkagi arvan, et see on see mingisugune see on mingi kosmiline jõud ikkagi. Tead, millesse mina usun? Mina usun sellesse, et inimestes on mingi rõõm või mingi energia. See on nagu anne või see on nagu maavara või mingi loodusrikkus. Et kas seda on või seda ei ole? Jah, just, et on inimesi, kes ei suuda briljantide üle rõõmu tunda, nad ei suuda üldse mitte millegi üle rõõmu tunda, sest elu ei ole nende jaoks väärtus, ei ole elamist väärt, et kogu aeg on vaja kuhugi jõuda, midagi kätte saamatut, mis on nurga taga, et selles hetkes on nagu väga raske püsida, aga sinus on see rõõm olemas ja sa ei karda hävida, läheb halvasti, mis siis, lähen rõõmsalt edasi, võtan linnul sabast kinni, tõmban ennast patsipidi välja ja kokkuvõttes ju on see, et me soovime üksteisele ju ka pühadeks nagu väga toredaid pühi, rahulikke pühi, rõõmsaid pühi, õnnelikku aastavahetust, mida iganes, aga kus see kõik peaks tulema, et kas see on ainult nagu sõna või see on mingisugune muu teema, ma just panin täna suurepärasest Monna meest minu hingest 2 käevõru. Ühe käe peale on kirjutatud elu on lill ja teise peale õnn on siin. Ja siis nüüd ma mõtlengi, liigutan neid 2 kätt ja vaatan, et kui kogu aeg meeles oleks see, et õnn on siin just praegu minu selle parema käe peal, et siis ma ei peaks üldse nagu kellegi käest ootama mingeid jõulusoove, rahulikke pühi, rõõmsaid pühi, õnnelikke pühi. Õnn on siin. Praegu, just. Sina ise. Ja kui ma seda nagu praegu ei tee, millal ma seda siis teen? Millal ma siis olen õnnelik ja rõõmus? Ma saan aru küll jah, mida sa mõtled, aga minul on jäänud ikkagi see juur nagu veel aru saamatuks. Ma analüüsin seda, ma kindlasti jõuan selleni. Ma olen jõudnud kõikide vastusteni elus, aga see on minu jaoks müstika. Ma arvan ikkagi, ma küsin mõnelt nõialt või selgelt nägijalt ka. Et nemad kuidagi hästi krüptiliselt tavaliselt seletavad selle asja ära ja kui sa pärast mõtled selle peale, siis saad aru küll. Aga see selleks, ma tahtsin jõuda selle teise poole juurde, eks ole, algus oli tore. Jah, sest tal need võimaluselt selliselt ilus olla, tal on need võimalused, ehk siis minul. See oli nagu umbes, et jah, tal on võimalus siis endale lubada juua šampanjat, mustikajooki ja artišokki segamini ja süüa kaaviari. Aga siis teine pool oli nagu teisest ooperist. Meil Eestis on palju ilusaid naisi, 3 punkti, ehtsalt. Ehk siis ma hakkasin mõtlema, okei, siis mina olen ebaehtne. Et tõenäoliselt siis inimesed arvavad muidugi, et mis see ebaehtne on. Me kaldusime täiesti teise teemasse, eks ole. Et ebaehtne on see, et kui sa käid, ma ei tea, siis teed endale tohutul hulgal tõenäoliselt iluoperatsioone, millest mind absoluutselt kahtlustatakse. Aga kui ma oleksin tõesti ennast siin igatepidi ära lõiganud, siis mul ei oleks selliseid kortsukesi siin, aga see selleks ja ma oleksin ka 2 kuud kadunud pildist. Et kui ma teeks ikka korralikud protseduurid enda kallal, et näha 20 aastat noorem välja, nagu filmistaarid teevad, siis oleks meil siin pikem paus on ju, ma oleks kadunud ja siis kui ma tulen tagasi 10 aastat nooremana, siis oleks küll see kahtlus, aga ma ei ole pildist nagu kadunud ka.
et oleks taastumas käinud ja ma mõtlen, et mis see ehtsus veel on, et kas see, et ma pesen juukseid. Appi, kas tõesti tõeline naine käib ainult pesemata juustega? Või mis asi see on, et okei, käin maniküüris, pediküüris. Kas ehtsus on ka see, et ma käin regulaarselt ikkagi näoplastikas? Näoplastika on see, mitte et sulle pannakse plastiliini näkku, vaid plastika on see, et tehakse su nägu kistakse, rebitakse ilma igasuguste süstideta ja asjadest, lihtsalt nagu näogümnastika, näovõimlemine, me ju võimleme niimoodi, hommikuti ma teen venitusharjutusi küll, ma ei käi jõusaalis, jah, kahjuks veel, kindlasti peaks käima, aga ma teen ikkagi mingeid selliseid venitus ja sirutus ja selliseid harjutusi teen. Ja sama tehakse ka siis näoga, vaata näoga me unustame ära teha, aga ma peksan ka hommikuti kusjuures oma nägus. Et kui ma olen kellegiga reisin, siis mul on alati jube piinlik, siis ma ei tee seda, aga vahel olen teinud ja siis olen seda. Inimesed lähevad šokki ja siis ma ei tee seda. Et jah, ma tõesti, ma ei taha, praegu mul on meik näos, aga ma tõesti nagu korralikult peksan oma näo ja kaela ja dekoltee kõik läbi. Ma peksan ka oma käed läbi, kusjuures ma peksan ka tegelikult ma peksan terve kogu oma keha läbi, et keegi teine võiks ka vahel mulle peksanda, sest selja pealt on seda jõle raske. Selja pealt on seda kuradima raske teha, et jah, ma teen seda, aga kus see ehtsuse piir nagu jookseb, et mis on ehtne, mis on nagu mitte-ehtne, et kas mitte-ehtne on siis see, kui ma olen lihtsalt niimoodi, et ma ei käi, ma üritan käia iga nädal massaažis, aga ma ei käi, ma ei jõua käia, lihtsalt ajaliselt ei ole see võimalik, vähemalt 2 korda kuus kehamassaažis ja teen mingeid neid asju, et kas see on ehtne siis või? Aga miks ta ei oleks ehtne, mis oleks selle vastand, et kui sa nagu... Kui ma õudselt teeksin botoxit näiteks, siis ma saan aru, see ei oleks ehtne. Ma natuke kardan botoxit juba, sest et see on ikkagi, see on jube mürk. Kes seda tänapäeval üldse enam teeb, tahaks teada? Kes ei julgeb seda enam teha, jah, sest kas me oleme siin saates rääkinud, et kuidas noored tudengid käisid ikkagi, on lahkamas käinud naisi ja see, mida meile ilusüstidest räägitakse. Räägime sellest järgmises saates, sellepärast jäta meelde, et me jäime siin pooleli ehtsuse ja siis võltsi nagu natukene dilemma, et meil on saade läbi, me peame natukene, räägime veel, mis me siin välja veel loosime. Et räägime sellest kindlasti sellepärast, et see oli minu jaoks üks šokeerivamaid tõdemusi. See tuli välja ühest Puuduta mind saates, siis kui mul oli 2 noort naist külas, kes siis on õppinud kirurgideks ise, aga täna töötavad iluvaldkonnas Prantsusmaal ja kui ausalt nad nagu rääkisid, nad on ise kõiki neid asju proovinud, mis meil täna moes on ju, igasuguseid süste ja värke, aga mis kuidas see lõppes nendel, kui nad nagu nägid, mis siis tegelikult toimub selle asemel, mis meile üritatakse rääkida. Aga see selleks, aga selle eest kohe räägime, et siin on ise pruunistavad kreemikesed ja sädelused meil, et selle usku ma natukene ikkagi olen, et ma armastan, mulle sobib, kui mul on jume ja päevitus peal. Ja ma ütlen ausalt, et ma täna tarbin selliseid kapsleid ja panen endale küll vahel ka seda sädelust peale, nagu et on natukene selline, et ma ei oleks selline sinine supinahk talvel, et ma usun sellistesse asjadesse, ma jälgin väga, et nad oleks puhtad ikkagi. Ja sama siin šokolaadiga hambad võiks mul valgemad olla, kusjuures ma olen siin 2 vahel kogu aeg olnud, et kasutan suuvett väga hoogsalt küll, aga ma ei tea nüüd, kui punast klögi juua, siis kas see teeb hambad valgemaks või punasemaks, seda ma ei tea. Aga me räägime nendest iluasjadest võib-olla järgmises saates rohkem. Aga sinul on omad lemmikud siin? Ja siin tundub, et see Babee siis suurepärane
apteegi kosmeetikasari. Mina olen neist tarvitanud seda, mis on C-vitamiiniga, aga tundub, et neid erinevaid seerumeid on palju, et ilmselt on siis nad hüalrooniga ja siis taastavad seerumid, mille kõigega see tõstvad seerumid, et noh, kokkuvõttes mina sain ühelt oma ammuselt case-sõbralt ka kirja, et kuule, sa oled ennast raudselt ära süstinud ja et sa näed kuidagi noorem välja ja ma ütlesin, et ei ole, aga ma kahtlustan, et arvestades, mis kosmeetikat ma kõike viimasel ajal tänu sellele suurepärasele podcastile olen tarvitanud, ei ole olnud vajadust selleks, et saadki nagu erinevatest vahenditest ilma süstimata ja operatsioone kasutamata täiesti jagu, aga mina tahtsin rääkida hoopis Kalevist, et ma olen täiesti nagu üllatunud, et nad on üritanud, ma saan aru, et nad on üritanud parimat, mida nad suudavad, et nad ei ole suutnud teha šokolaadianu, muide šokolaadid Piret on olemas. On või? Ja on talvine Piret oli ju ja Piret. Suure Tõllu naine ja siis on ka olemas suvine Piret ilma pähklit, aga noh, kõik, mis nad on suutnud teha Anust, on Anneke. Mina tahaks olla Anuke. Anuke šokolaad. Tahaks Anuke olla, aga see ei ole ju siuke väike tüdruk piimaklaasiga. No võiks olla selline kassnaine seal näiteks. Et see peaks olema, aga kui see oleks šokolaadi maitse, mis maitse see oleks? No see oleks hästi... Kas see oleks tume šokolaad? See oleks hästi tummine. Mustnõid. Ei, see oleks tummine, väga kõrge kakaosisaldusega šokolaad, kus oleks natukene, mulle millegipärast, vaat Eestis vist ei tehta makadaamia pähklitega. Vist mitte, ma ei ole šokolaad, et makadaamia pähklid on minu lemmikud, tumeda šokolaad. Need on need, mida on hästi palju selles hunnikus. Ei, makadaamia pähklid kasvavad maa sees. Okay. Et sõnaga, et võib-olla siis selline Anuke. Aga mis meil siin veel oli? Oi, see oli hästi põnev. Sina katsetasid ja, seda? Ja, mina katsetasin seda, et kõik need imelised elektrilised vidinad, see imeline siilikene on meil ära kadunud, aga see on vöö. Aga ma ei saa aru, kuidas ta vöö on, kuidas ta seda peale paned? Tal ei ole rihma küljes lihtsalt. Ma panen ta siia selja peale. Ja siis nagu ma võin sellega terve päev ringi traavida, et ta siin väriseb ja plingib ja siis ta on rihmaga ümber keha. Ja siis ta ilmselgelt mõjutab mind erinevate programmide kaupa. Ma ei teagi, millise ma nüüd peale panin. Ja kindlasti need on andurid, et järjest rohkem inimesed ju saavad selliseid imevidinaid kodutarbimises kasutada, sest sellel teisel suurepärasel tootel on ju ka valgus ja kõik muu peal. See oleks ideaalne. Ma vahel tunnen, kuidas ma maal töötan, siis teed hoopis mingeid muid liigutusi, kui sa lõikad põõsaid seal või sealt maast sikutad mingeid asju, siis oleks ju ideaalne, kui sul samal ajal suriseks siin midagi. Ja sul ei jääks mitte kunagi selgu aluseks. Just, et see on küll imetoode kindlasti. Nii, aga meie lemmik on, kust me vett joome? Ja see on Aquafor, see on imeline veejaam, mis on siis USB laetav, töötab elektrooniliselt ja puhastab ära vee seest kõik need asjad, mis seal ei peaks olema. Sa lähed jälle Kalevi kommide juurde. Ma lähen jälle Kalevi kommide juurde. Kas sinul ei olnud lapsena see... Piret läks hulluks. Läks hulluks. Issand, šampanja sisse lendas rakett. See toob head õnne. Ongi nii või? Sa saad uue aastaks raketiga Marsile lennata. Sellest ma unistan. Aga ütleme niimoodi, et päkapikud alustasid meil käimist. Paneme sokid komme täis. Just. Kuule, aga mina sain sellised juustesaladused Cleary. Ma ei tea, kas ma hääldasin nüüd õieti, et siin on üks selline imeline õli ka, mis pidi aitama kõikide peanaha probleemide vastu, kellel on kuiv, kellel on rasune, kellel lihtsalt niisama kudiseb vahel, et proovige seda imelist õli, et seda on hästi-hästi palju kiidetud. Et soovitan seda ka ja oota, ma vaatan, kas mul on midagi jäänud siin märkamata. Nahril on ka siis omega ja siis vitamiin D3 kompleksid ja imede ime, nendel on ka üks väga äge silmaümbruse kreem, mis päriselt teeb imesid. Aga ma arvan, et nüüd on Maxima
kõik šokolaadid, kõik asjad on räägitud inimestele, lihtsalt palve, meie imelised ehted muidugi, siin on neid veel lisa ja mina, kusjuures eelmine kord läksin siit ära, olid ühed väga kihvtid rohelised putukad. Jadeliidiga, just, aitäh. Ja need on nii palju tagasisidet saanud, see on täiesti uskumatu. Ja ühes antiigipoes proua, kes peaks olema elus nii mõndagi näinud, safiire, rubiine ja kõiki muid asju, ta oli mul oligi kättpidi kõrvades, ütles vau, nagu et noh, tõesti, nad on imeilusad käsitööehted, mida me siis kanname järgmises saates. Ai, sina paned vist, sa võtsid minu putukad ka. Need võivad sama hästi ka minu putukad olla. Aga need olid minu putukad. Et ühesõnaga, see on alati tore, see näitab, et asjad on ilusad ja head, kui ka teine naine ihaldab neid. Aga kirjutage meile skandaalne@delfi.ee ja siis osa nendest auhindadest, imelistest pakkidest, päkapiku kingitustest jõuab teieni, kas siis Maxima või siis wellness paketina ja kirjutage, kuidas teie ennast pühade ajal ise tähele panete, kuidas te õnnitlete ja kuidas te hoiate eemal ennast sellest, mis sa ennem ütlesid väga nutikalt sellest kõigest sellest, mida ei ole mõtet hoida 20 aastat. Kõigid nendest mõttetutest stressi toovatest tavadest, et ma pean selle, ma ei tea, kes küpsetab hane, kes põrsast, kes vaaritab kapsast 5 tundi, keedab või ma ei tea, mis ta teeb, küpsetab neid. Ainuke asi, mis mulle meeldib selle jõulu laupäeva eelsel päeval on see, ja see oli meie vana traditsioon, me läksime turule ja osta kõik need toiduained kokku turult, lihtsalt seal lettide vahel saalides ja meie jõululaual oli vanasti jänes ja minul on see alati meeles, et kuidas vanaema siis tegi selgeks, et tegu on kindlasti jänesega, mitte koerakorjusega on ju, sest jänesed olid ilusasti ära nülitud, nad olid käpakesed olid ja siis olid nendel jänestel olid karvakäpakesed ja minule alati lõigati siis need käpakesed ja mina korjasin need jänese käpakesi, mis olid väga toredad tegelikult. Nad olid kuivasid ära ilusasti, nendes ei olnud mingit halba lõhna ja midagi, nad olid pehmed ja siis mina niimoodi vahetevahel paitasin iseenda nägu või käekest nende jänese käpakestega. Vot selline mälestus lapsepõlvest. Nii tore, aga siis kena pühade aja algust ja kirjutage siis meile ikka. Yeah, she's a supergirl. Hea tüdruk. Supergirls don't